poistile ütlesin, on piiritu rõõm näha inimesi vabatahtlikult raamatute vahel. Minu klass, kuivõrd ma olen juba päris mitu aastat eesti keele ja kirjanduse õpetaja, tullakse koolikohustust täitma ja loomulikult ma seal ka püüan oma asja niiviisi teha, et inimesed seal ei kannata, et inimesed seal ei karda, vaid et nad tunnevad, et see on üks hea koht, kus võib vabalt kirjutada, mida sa mõtled, kus võib kirjutada, mida sa tunned ja sa näed oma teksti sündimise juures, kuidas päriselt raamat sünnibki. See ongi ju täpselt seesama. Mida ma olen tõdenud, teooria enam inimesi väga ei koti. Inimesed armastavad lugude jutustamist. Mikspärast Dianat armastatakse, mikspärast jälgitakse hästi siiraid ja ehedaid inimesi. Sellepärast, et nii nagu meil Diana ja Gerdoga on Messengeris grupp Südapeos, kolmekesi oleme sellised, seda tahetakse, mitte keegi ei taha rohkete võõrsõnadega psühhoanalüüsi, kuidas ikka oli ja kellele see kõik kuulub, mis oli. Me armastame lugude jutustamist ja ma jutustan teile ühe loo. See juhtus täna. Me oleme Dianaga seotud nagu nii isasid pidi. Sõna otseses mõttes Eeriklas Georg Ots ja minu issi Harri Kasar olid väga lähedased sõbrad ja tegid sellise triki, et nad tegid korraga tütred. Mina olen kõige vanem. Diana on paar kuud noorem ja siis Mari-Anne Ots, kes on praegu Randma. Tema on siis meist kolmest õekesest kõige noorem. Aga täna juhtus üks täitsa teistmoodi isade lugu. Ei ole juhuseid, ei ole kah mingisuguseid situatsioone. Mu vana Passat ütles üles ja ma mitu päeva mõtisklesin, kas ma võtan liisingusse mõne bling-bling asja. Kooliõpetajal ei kõlba ju sõita ühest külast teise asjaga, mis ei ole bling. Aga eilseks ma otsustasin, et ma ostan ooket piruka, kombo 2006. Ja ma läksin seda ära tooma Peetrisse, Järvamaale Peetrisse. Seal kõrval on perekond Hele ja Sven Aluste, ehk siis Gunnar Aarma tütretütar peab sealsamas, kust ma auto ostsin, seal kõrval peab Põhuküla Hobutalu hipoteraapiat. Ja mul küll ei olnud aega Hele juurde sisse minna, aga meie vahel sündis side. Ja praegusel hetkel ma ausalt olen nõus tõmbama kõik sääred üles ja näitama teile, et mul on kõik karvad püsti, sest juhtus see, mis juhtus praegu siin just. Gunnar Aarma tuli. See tunne on niisugune, et kõik karvad on püsti, see on helge, soe puudutus. Mida mulle rääkis, kui ma sõitsin oma äsja ostetud pirukaga siiapoole? Mida rääkis mulle Gunnar? See oli sõna-sõnalt kallid lapsed. Kõige olulisem alati on tingimusteta armastus. Ükskõik, kas sa oled kellegi ema, isa, kas sa oled kellegi seaduslik kaasa või sa oled armastatu hingekaaslane, mõtte- ja teekaaslane, kõige olulisem üldse
on tingimusteta armastus. See, kui sa oled kellegagi olnud aastaid koos, ei tee sinust tema omanikku. Sa ei oma mitte kellegi minevikku, sa ei oma, isegi mitte iseenese minevikku. Kui sa avad mis iganes raamatu, see, mis sinna on konserveeritud, see on olnud ja seegi ei ole kellegi oma. Meie kõige hullem taud, tsiteerin Gunnar Aarmat, ja kõige hullem taud tänases maailmas on meeletu omandikirg. Ma tahan omada asju, ma tahan omada teist inimest, ma tahan omada tõukoerra, ma tahan omada. Aga kõige tähtsam on tingimusteta armastus. Enne kui ma Diana kutsun teie ette, on minu jaoks väga tähtis hetk. Ma hoian üldse esimest korda seda raamatut käes. Ma olen lugenud tema trükifaili ja ma teen niisuguse asja, nagu väga paljud meist teevad. Siis, kui see päris täpselt ei tea, mida tänase päevaga peale hakata, kõik on pultras, sa oled närvi sähmis, sa ei tea, kuidas olla. Selle asja nimi on näpupiibel. Võetakse lahti piibel, vaadatakse, mis sõna ütleb. Kus mu kolmas käsi on, kohe leian. Esimene lehekülg, mis minu jaoks selles raamatus avanes, lehekülg 188 ja pildil on kodu keset linna, aga tekst üleval vasakul. Kättemaksukontorist. Ta ei kujutanud ette, mis tegelikult seriaali kaudu tuntuks saamisega kaasneb. Igal argipäeval eetris olla tähendas, et meist kõigist said otse kui kirjud koerad ja kodu keset linna järellainetust. Tunnen oma nahal siiani. Päevasõna, prohvetlik on ju, kuhu jõua. Diana, ole tänatud, et sa olemas oled, õeke. Lava on sinu.
Päris hästi on, et ma ei tea täpselt, kuhu kohta Keilas Gerdo nüüd koos Dianaga kolis. Sel lihtsal põhjusel, et see on vist Gerdo koht, aga ma tulen sulle lähemale, et ma saan sind katsuda, et sa ikka olemas oled. Oli meil suvi läbi külaskäike ja sündmusi naagel. Ja Gerdo ja Diana kolisid ära Keilasse. Miks on hea, et ma ei ole veel jõudnud teie juurde külla, sest kui ma lugesin ühel hommikul esimese asjana telefonist, et Diana otsustas elust lahkuda, et ta enam ei jõua. Kui ma oleksin teadnud, kus sa elad, ma oleksin kohale lennanud tühja nendest koolitundidest. Kas sa ei tea, kallis laps, täpsemalt väike, et Jumala antud anne on ülesanne. Sul on missioon, sa ju tead, mis ajal sul on. Sa ei mõelnud seda tõsiselt, ega ei ole? Ei mõelnud, jah. Praegusel hetkel läksid pilved peast kõik segamini, selles mõttes praegu väga raske aeg meil seoses nende kohtute ja selle jamaga. Et ma ei mõelnud, jah. Tõenäoliselt inimesed kujutavad ette, et see on kokkumäng. On ju? Et nad leppisid eks kokku, et jube hea on niimoodi raamatud küll. Geniaalne. Kas sulle ei ole sellist versiooni? Ei ole. Samas ma võin mõelda nii, et kuna see kõik juhtus, et inimesed, kes meid kaebasid kohtusse, tegid endale karuteene, sest nad tõesti müüvad meie raamatut praegu. Aga kogu tulu, mis sellest raamatust saab, läheb advokaatidele. Nii et me ei ole ka midagi võitnud. Võidab kultuur. Ma olen selle raamatu läbi arvutis läbi lugemise ajal kogenud Eesti südamesse sattumist, piirkond siin. Ehk siis muidugi sa tormad raamatu kallale uudishimuga, et mis ta nüüd siis rääkis Vernile. Esiteks me kõik oleme Eestis omavahel nii seotud, et loomulikult me oleme teadnud, kes kellega, kui palju, mida. Me oleme Vanemuises teinud Dianaga aastaid koostööd ja pärast ja enne ka. Aga see raamat, mis on siin meie ees, see on helge luubi all Eesti kultuurilugu. Te leiate sealt hästi palju tuttavaid nimesid. Diana ei paljasta neid, ta lihtsalt, nagu ma ütlesin, ta jutustab lugusid, ta ei anna hinnanguid, ta ei tee kedagi maatasa, ta ei haletse ennast. Aga see ongi ju meie kultuurilugu, nii nagu meie praegu
see ongi allikas. Kust sa mujalt saad seda ühendust? Kui sa neid lugusid jutustasid, kas see oli sinu jaoks kergendus, oli see teraapia, mis asi see oli? No meenutada on alati nagu tore, eriti ma mõtlen seda vanemuse perioodi, mis oli nagu hästi kallis mulle ja kõiki neid kollektiivi liikmeid, keda peaaegu kedagi enam ei ole alles. Aastad on teinud oma töö, siis ma olin kõige noorem. Nüüd ma olen juba ise vanuses, et neid vanemaid kolleege enam kahjuks kedagi ei ole. Aga meenutada neid oli muidugi teraapia ja ma igatsen väga taga, sest need olid hästi toredad. Mismoodi seda tüüpi raamatu kirjutamine käib? Me teame seda, et kui inimene ise kirjutab endast välja mälestusi, elamusi, unistusi, see puhastab, see on teraapiline. Sinu vahendaja esimesel korral oli Kertu Rakke ja seekord Verni. Mismoodi te seda protsessi läbisite koos? Me saime kokku omavahel ja siis vestlesime mitu tundi ja rääkisime siis minu elust kahekesi. Ja siis jälle läksime laiali ja siis jälle saime kokku ja niiviisi möödus terve see suvi. Et saime Verniga lähedasteks sõpradeks ja leidsin endale kuulaja, kes mind kuulas. Et väga tore oli. Kui sinul olid need lood rääkimisel, kas sa läksid tagasi sellesse aega või sa vaatasid nende olnud aegade peale praeguse endana? Verni nagu rohkem küsitles mind intervjuuna, sest ma suhteliselt ei ole väga suure jutuga. Et ma nagu seda küsis mingid asju, siis mina jälle rääkisin. Jälle küsis midagi, siis jälle, mul on nagu mõtteid on palju, aga keegi peab nagu torkima, et see välja tuleks. Et ma ise nagu niivisi pahvakana ei saa nagu midagi räägitud. No siis, kui meie ise oma teksti kirjutame, siis tuleb naeru ja nuttu ja kõike. Kas sinul oli Vernile rääkides ka naeru ja nuttu? Naeru oli, nuttu vist enam mulle ma ei jaksa nutta, et pisarad on otsa saanud. Aga naeru oli küll mingite toredate kohtade peal. Ja ikka sai uuesti läbi elatud mingeid asju. Seda küll, jah. Nii palju ma võin öelda, et kui kavatseb mõni režissöör teha see Dianast kunagi filmi või siis muusikali, nii nagu meil koos oli Marlene Dietrichi lugu, kus Diana oligi esimest korda peafinaalval, siis seesama raamat pisikeste variatsioonidega, mõningase tuunimisega on täiesti stsenaariumi alge. Oled sa selleks valmis, et nii nagu sina meil oled Piafi kehastanud, et keegi hakkab mängima sellest raamatust lähtuvalt Diana klassi? Ma ei tea, see kõlab päris naljakalt. Ma ei ole endast kunagi pidanud midagi, et ma olen nii tähtis, et keegi hakkab mind kunagi mängima. Aga kui siis, miks mitte? Ja selleks ilmselt ära surra ei ole vaja. Ma arvan, et ikka on vaja ära surra. Elu ajal ei jätta keegi minust midagi tegema. Ju ma pean ära surema, võib-olla kunagi tehakse. Me oleme suhteliselt kriitilised, täitsa sapised lausa kohati, siis kui väga noored inimesed hakkavad rääkima oma eluloost, mõnekümneaastased täitsa lapsed alles teevad aga eluloo raamatuid ja kokkuvõtteid. Mis hetk see on, kui inimene julgeb rääkida tõtt? See jälle viitab sellele, et sa nagu siis rohkem seltskonda ei lähe,
nagu oled kuidagi ennast siis oma kapslisse, kookonisse pakkinud? No mina olen praegu väga oma kapslis ja kookonis. Et ma väga seltskonnas ei käigi. Tänu Gerdole ma olen hakanud jälle rohkem elama ja käima inimeste hulgas ja suhtlema ja käima pidudel, kus Gerdo esineb. Et ta on mu ellu nagu toonud hästi palju päikest. Aga enne ma istusin kodus ja olin nagu selline maha rahunev vanam, et mitte kuskil ma ei käinud ja midagi ma ei teinud. Tähendab, lepime nüüd kokku, kuna ma olen sinust mitu kuud vanem, siis ma siin ei ole siiski. Kõva varusema. See on nüüd teine raamat. Kui me nüüd kujutame ette, et sa elad ka kolmandat raamatut praegu just elad. Saad aru küll, mis ma mõtlen? Jube keeruline oli. Sa elad praegu seda elu, milles saab tulevikus kolmas sinu eluloo raamat. Sain hakkama. Jah, no kui mul elu on nüüd ilus nagu lill, siis ei ole 10 aasta pärast nagu midagi muud kirjutada, et ainult kui super oli kõik, et valud ma loodan enam ei korda. Et jah, kolmas raamat, ma ei usu küll, et ma seda teen, aga äkki tuleb. Ma ei usku, et teine tuleb. Kas see on hea äri? Siin on nüüd juudid omavahel. No ütleme nii, et kui meil ei oleks seda kohust ja ei oleks vaja seda kohtuteed käia, siis midagi võib-olla teeniks, aga praegu me ei ole kopitati saanud sellest. Edaspidi ka tõenäoliselt ei saa, sest me käimegi jäänud kohut käima. Kui te vaatate enda ümber siin raamatupoes kõiki raamatuid, millega see ruum on loodud, siis ma võin teile öelda sellist poolt asja kogenuna, et järjest vähem teevitaksegi. Siis, kui mina alustasin peaaegu Sudaras varsti 40 aastat tagasi kirjanikuna, siis veel kirjastus maksis kirjanikule päris arvestatavat honorari ja tiraažid olid ka ikkagi 30 000, nullid ei läinud valesti. Nii oli. Ja sealt on järjest tiraažid langenud, eks kõik ju meil kolib ära interneedumisse ja televiisorisse, peale selle inimestel ei ole aega enam lugeda, ehk siis tavaline raamatutiraaž on 1000. Selle valmis saamiseks tuleb endal reeglina leida raha, nii siis kirjutajale antud juhul, kui siis selleks, et ta saaks kujundatud, küljendatud, trükitud ja väga hästi läheb, kui sa saad selle raha tagasi. Nii et see ei ole tõepoolest äri, see on pigem missioon. Missugusena sa kujutad ette seda raamatut tulevikus raamaturiiulis inimeste kodudes? Kus kohas ta on? Või mina ei tea, kus kohas. Seal, kus inimesed ta panevad. Ma ei oska niiviisi öelda. Ma loodan, et on lugejaid ja on neid inimesi, keda see puudutab. See on kõige olulisem, aga kus nad selle raamatu panevad, kas laua peale või riiulisse, seda on veel pea. Kas sina, Gerdo, tunned praegu õiget hetke laulmiseks? Vaata, kuna minu telefon on annakese käes, siis ma ei tea kellast mitte absoluutselt midagi. Aga ehk siis sisetunne ütles, et sel hetkel, kui Urmas Eero Liiv hakkab tegema sõksi nägusid, siis tuleb ussi lasta, ei tee neid nägusid. Ma võtan siis selle mikrofoni. Sa räägid ainult Urmase nägu, ma olin seal nurga taga. Aga esmalt, kallid sõbrad, me koos Dianaga täname kõiki, kes te tulite siia. Ja tegelikult kõige esmalt palume me ühe hästi suure aplausi
mehele, tänu kellele me saame siin täna olla ja tänu kellele on need raamatud seal laua peal, see on meie esindaja Kristjan Kers. Aitäh! Tänu tema paigule ja tarkusele on see raamat täna siin, sest meie niisugused õrnad lillelapsed ja loomeinimesed ei oleks sellele kõigele vastu suutnud hakata. Aitäh, Kristjan, veel kord. Me pidime laulu tegema. Me teeme laulu, aga tegelikult ma tahan veel öelda suur tänu veel kord kõikidele, kes te tulite. Ja tahan öelda, et täna on minu kalli abikaasa õhtu. See on kõige tähtsam õhtu. Diana on elu jooksul meile kinkinud kõikidele nii palju elamusi, nii palju rõõmu, 42 teatrirollis, lugematul arv filmirollides, seriaalides ja veel Diana Kass on üles kasvatanud üksipäini 3 imelist last. Selle eest ta väärib väga suurt aplausi. Siiralt, ta ei ole seda kiiraha ära teeninud. Ja teeme siis loo. Okste varju ööle, oodates sind ikka veel. Sosistab mu sütsmes veel, et oleks siin nii lähedal. Tasa tuules laulab lind, südamees on lootuskind, et me teedik kokku siin, mis tuleks nii räsitud. Tule ja too juurde tule tee, see hind, kes otsib minu hinge. Tule tuu, kõik kurgus elukuu, too mu armas siia tuu. Tule tuu ja too juurde tule tee, see hind, kes otsib minu hinge. Olen valmis hoidma sind, eial üksi jää su hind. Võtan kanda kogu vaeva ja rahulaeva koos teiga mehed. Olen jõudnud südames, elu tuli silmades, jõudnu kätes juures, nii kõlab öös vaid meie liis. Tule ja too juurde tule tee, see hind, kes otsib minu hinge. Tule tuu, kõik kurgus elukuu, too mu armas siia tuu. Tule ja too juurde tule tee, see hind, kes otsib minu hinge. Tule ja too juurde tule tee, see hind, kes otsib minu hinge. Rõõmuga. Mikro ei töötaja. Ma sain praegu šoki. See juhtub üle lihtsalt. Sina, kes sa istud siin,
sa näed kõrvalt, eks, kuidas Gerdo vaatab Dianale otsa, kogikesed laulavad omavahel. Aga ma nägin siit poolt Gerdo silmi, ma nägin seda, mismoodi päriselt Gerdo vaatab Dianale silma. Ja mul on täiesti karst lahti, see oli selline hetk, täpselt nagu see mu hommikune elamus, et mul oligi dialoog. Ja nüüd ka, kust kohast sina oled sellise armastuse võime võtnud, Diana mees Gerdo? See oleks kindlasti naljakalt, aga Salme kultuurikeskuse WC-st. Sealt see kõik algas esimesest pilgust ja siiamaani. Sellest ühest suitsust ja tualetist. Nii see läks. Nii et ärge käige WC-s Salme kultuurikeskuses. See võib õnnelikult lõppeda. Ja ühtlasi olge õnnelikud, kui teil on olnud raske lapsepõlv, kui teil on olnud karm elu. Ma ei ole täheldanud, et kellelgi oleks see happy end ilma selleta, et alustaks suure sidasest. Kui palju on tänane Gerdo muutunud päriselt võrreldes selle poisiga, kes on portreteeritud sinu raamatus 1000 nuga selga? Kindlasti palju, aga ma usun, et see poisikene jääb minu sisse kindlasti eluks ajaks ja nagu ma olen juba korra öelnud, et vaevalt, et ma meheks saangi, sest et Diana kõrval ongi hea olla selline poisike. Mis teie elust siis saab, kui enam teid ei ründa kellegi omanikud, kellegi omanikud ei ründa teid, naaber ei ründa, et te kuulete muusikat, kuidas tohib olla rõõmus? See ei ole õige eestlane. Mis siis saab, kui kaob ära see Gerdo võimalus omal moel Dianale küttida pidevalt mammutit, kaitsta Dianat? See ei toogi enam, kui ta ikka kaitseb neid näevad. Jah. Järgmine küsimus. Loodan, et sa oled kõik küsimused ette valmistanud. Järgmine, next. Ma ju ei saanud ette aimata, missuguseid inimesi ma siin kohtan. Igal silmapaaril on ju see oma vägi, mida ta tahaks väga jagada Dianaga, tehes lahti raamatu ja minnes sellesse raamatusse sisse. Kui palju sa õrna hingena oled saanud oma armastuse eest maksta valuga? Filosoofilised küsimused. Me kõik maksame valuga armastuse eest. Mida suurem armastus, seda suurem valu. Kuidas moodi jagab Gerdo sinuga pinget? See tegelikult nüüd võiks olla minusugusele juba vanatüdrukuks muutunud tädile päris põnev sissevaade küpsete inimeste teineteise toetamisse. No me räägime absoluutselt kõigest ja alati. Ja kui on tihedad päevad, et me jõuame koju vastu hommikut, siis me enne ei lähe magama, kui me istume laua taha ja räägime terve päeva ja sündmused läbi ja arutame neid läbi ja meil ei ole saladusi. Tõmbame mitu pakki suitsu ja siis jälle räägime ja siis jälle räägime. Siis korra puhkame ja siis me jälle räägime. Et me oleme kogu maailm siis parandatud või kogu see päev siis parandatud. Kui te vaatate oma ühise edasise teekonna peale, mis saab olema 3. raamatus, mis võiks ju teist 2 peale kokku olla, mida te kavatsete
oma seniste kogemuste peale ehitada, mida te veel teete? See, mida meie teeme, seda näitab elu ja aeg. Seda me ju ei tea. Me teeme kogu aeg midagi. Me toimetame aktiivselt kogu aeg, et ei tea. Eks me reisime ja seikleme ja oleme sellised seikleja hinged. Et kindlasti lähme maailma valutama. Kõlab nii suurelt. Ameerikasse. Miks teile võiks olla oma teater? Võimalik. See on ka võimalik, enam ei tea. See on siis on teatest. Teater on selline asjalik. Mina ei ole üldse lollu selles mõttes. Teater oskaks teha sellist teatrit, mina ei oska teha sellist asja. Mina võin seal näidela. Tegelikult päriselt kogemused ja oskus oma sellise elu pealt ehitada üles toimivat teatrit on Diana Lühvide raamatusse piirute üldse mitte Salme kultuurimaja peldikust, vaid Harku naiste vanglast. Diana on teinud neid kõiki asju, millest on võimalik üles ehitada uusi kingitusi Eesti rahvale. Kuidas sind mõjutas see periood näiteks töötades vanglas? See oli kindlasti vaieldamatult üks huvitavaid perioode mu elus. Ja väga palju rikastas mind emotsioonide kogemuste võrra, kui näitlejad kindlasti ka karakterite suhtes ja inimlikus mõttes. Ma töötasin Harku naiste vanglas ja mul oli võimalus rääkida nende naistega nende elust. Ma olin huviringi juht, käsitööringi juht. Ma tegin nendega näidendeid ja veetsin nendega mitu aastat, et see oli väga huvitav aeg. Ja siiamaani väga paljudega nendest mul on kontakt, kes on juba välja tulnud ja oma elus leidnud õige tee ja praegu korraliku teel ja neil läheb hästi ja ma suhtlen nendega. Selles mõttes, kui inimene on avaliku elu tegelane, siis kogu tema tegevus nagu on ju rahva ees. Ta on teleseriaalis, ta on kontserte, ta on teatrilaval. Aga just see väike salajane vabatahtlik kinniistumine naiste vanglas ja muud tööd seesugustes kohtades, mis välja ei paista, need ju ehitavad inimest kõige rohkem üles. Mis töid sa veel oled teinud? Oi palju, ma olen olnud vanurite hooldaja, ma olen olnud sanitarhaiglas, ma olen olnud küünetehnik, pannud keeli ja pangas küüni. Ma olen olnud kinnisvaramaakler, ma olen müünud poes vorsti, ma olen olnud piletöör. Issand, ma olen nii paljudes kohtades, reklaamijuht olen olnud, igasugustes kohtades olen töötanud. Ega seda raamatut lugedes, siis hetkeks nagu ma kaotasin ise ka ära nagu mõtte, et kas ma loen nüüd enda raamatut, ma loen Diana raamatut. Et meil on väga palju ühist, mis meil ongi koos nüüd hoidnud ja ainus vahe on see, et sina sündisid kuulsa isa perre, mina vaesesse perre, aga meie tee sattus täpselt sellel tee lahkvel, kui me mõlemad olime ennast üles töötamas. Et ka see on meil ühine, et Diana töötas ennast ise ülesse ja ka mina töötasin ennast ise ülesse. Nüüd see raamat on väga põnev, väga otsast lõpuni uus olustik ajab järgmist olustikul taga. Ja see protsess oli väga põnev. Kuigi ma seal juures väga ei osalenud, aga Verni ja Diana kokkusaamised olid väga progressiivsed. Ühe õhtul ma küll viibisin Verni ja Diana kõrval, kui nad kirjutasid seda, või tähendab siis vestlesid. Ja see lõppes nii toredasti, on see nii meeles siiamaani sellest raamatu sünnist. Et see algas kurbadel teemadel, aga lõppes meie köögis mina, Verni ja Diana lõime lihtsalt hommikul kella 4 tantsu. Et see oli nii lõbus, et see on mul meeles ja miks ma seda räägin, ei mingit kurjust,
ei mingit paha, vaid me lihtsalt kolmekesi tantsisime suurest rõõmust ja sellepärast, et me elame ja et me armastame ja et on sündimas see raamat. See on minu mälestus sellest raamatu sünnist. Minu meelest võiks sellest nende kahe inimese elukäigust ja nende kogemustest, nende annetest ja eeldustest sündida kommuun. Sellest võiks sündida võrratu kogukond, kus on... Ja siis me kolime sinu juurde elama, siin on see palju linni. Järgmine meie uus kodu on Murutali juures. Mis on absoluutselt olnud mõttes, et inimesed peaksid omavahel hoidma kokku, inimestel peaks olema tööjaotus, kes näitleb, kes laulab, kes on imeline kogemus nõustaja, nagu näiteks sina, tulevad külalapsed, silmad peost on just kogenud seda, mida sina, tulevad naised, kellel ei ole kellelegi rääkida ja saab rääkida sulle. Ühtlasi, kui see tõesti juhtuks minu juures, siis õpetame kõigile ilusti eesti keele selgeks ja muha. Mulle nii meeletult see väljavaade kommuunide, kogukondade Eestist meeldib. Et on üks külakeskus ja ümber selle kool, vanadekodu, vanemateta lapsed seal kõrval, siis teater, porgandipullik, lammas. Terve maailm võiks ju ometi ollagi niisugune. Vastab tõele. Ei, ma olen nõus. Diana. Kuuluta teen ja siis tema ütleb jah, eks ole. Tee midagi. Tee ometi midagi. Mul silm jäi ühele esitlusel viibivale külalisele, kes läks ütlema Heli Vahingule, tema peremees Andrus seisab seal kõrval. Miks on selle koera saabumine mitmes mõttes tore? Esiteks te näete ka Diana raamatu täiesti alguses koera, lahkuvat vanas Chihuahuat. Nii et Diana raamat muuseas algab koeraga. Aga teiseks sellest koerast on meil Andrusega sündimas raamat. Nii et taas üks esimene kohtumine. Ma ei ole selle vanamehega, ta 10-aastane mops. Ja ma ei ole... Mida vahetavad just 11 aastat vana poiss, kuna see koer on elanud erinevates riikides, Hispaaniates, Kanaridel. Ja kuna ta on seigelnud oma peremehega läbi ukrainlastele tagala pakkumise, läbi taksojuhi töö, nagu Andrus praegu teeb, on matkajuht koos peremehega. Ja ma aiman sellest tulevat ühte imeilusat koostööd. Ja ma nägingi oma järgmise raamatu tegelast, kujutate ette. Eda Andrus! Kuidas läheb teie kedil, teie kassi emandal, kes... Tere, kallis! Tere! Väga meeldiv. Sa kullake. Ta võtab õhtujuhtimise üle nüüd. Kangelanna on sealpool. Niisiis, Dianal oli teatud eluperioodil mitmeid chihuahuasid. Kui palju sul oli? 3 chihuahuat. Sinu laste lapsepõlve koerad. Ja praegu on sul... Praegu on kass meil. Just. Üldsus väga muretses selle kassi pärast, sest kass julges olla emane ja kujutage ette, ta sai pesakonna poegi 5. Sellest me raamatus ei räägi. Sellest me raamatus ei räägi just.
kõigil kassipoegadel teie rahustamiseks võime öelda suurepärased kodud. Kas sellised sooja hingega väga-väga elusad inimesed nagu Gerdo ja Diana, kas need loomad, kes on teie elust läbi käinud, kas nad on kusagil teiega praegugi kaasas? No minu muuli on minuga kogu aeg kaasas. Et muuli on ka seal raamatus, on temast pilt ja on kirjutatud. Ja ta oli minu jaoks nagu täiesti nagu ka minu laps. Nii armas. Ja tema lahkumine oli ikka kohutav tragöödia minu jaoks. Selles mõttes, ma ei ole ka muud koera sellepärast võtnud. Et mooli on mulle nii oluline. Ja vaadake nüüd, kuidas inimesele mõjub tegelikult loodus. Me kõik vahime selliste totralt õndsate nägudega 11-aastast mopsi. Süda on kuidagi nii kerge ja hing on nii rõõmus, nagu ei olekski Tallinnas. Kui kauaks teie veel Eestisse kavatsete elama jääda? See on miljoni küsimus. Kui keegi siin saalis oskab vastata, siis te võite vastata. Kas oskab keegi ennustada? Selle küsimusega peaks Timmeri poole pöörduma. Ta teab kindlasti vastust. Miks ma seda küsin, sest te kõik ju teate, et igal nädalal keegi läheb Eestist ära. Igal nädalal lõpetab keegi oma lammaste pidamise, sest hundid sõid nad ära. Igal nädalal lõpetab keegi oma siinsed unistused ja juba ta on kindlasti ka televiisorist innustatuna kuskil Kanaaridel, kuskil soojadel maadel. Üldiselt sa oled oma naisest ilma reisis. Gerdo, teie olete ju oma kooselust ühe päris helge perioodi veetnud Hurgadas. Enam ei? Mine tea. Igatseme küll. Igatseme väga Hurgadasse. Mulle alguses nagu nii ei meeldinudki, kui ma praegu igatsen väga sinna tagasi. Et siis oli see kõik nagu ootamatu ikkagi lõunamaa ja kõik teine. Aga praegu ma väga mõtlen, et seal on ta. Sellest eluperioodist on juttu ka raamatus. Teil tegelikult jäi seal Hurgadas asi suisa lausa pooleli selles mõttes, et te just hakkasite minema. Gerdo tegi väga veidrat asja, tema üritas olla influencer, tema tegi sisuloomingu tööd. Gerdo teebki kogu aeg veidraid asju. Õnneks on mul Diana kõrval, kes maa peale nüüd tõmbab. Ma enam nii veidraid ei tee. Aga teen tõesti, jah. Olengi üks suur veidrik. Diana tegelikult oli seal Egiptuses üpris karjääri alustamise alguses. Kuidas see välja nägi? Käisime seal kohalikus klubis ja ma laulsin seal ette ja teile meeldis ja siis juba nagu hakkas asi susisema, et see oli ka tõsine asi. Oleks võinud isegi seal nagu jääda sinna ja töötada seal. Ma ise tõmbasin nagu araks ära. Tekkis nagu, ma ei tea, mingi selline, et äkki ikka lähme koju. Mida ma praegu isegi kohetsen, et oleks võinud proovida, aga siis oli kuidagi, see oli nii värske minu jaoks tööd, et mul tekkis nagu mingi koduigatsus. See oli põnev, me saime ikka kohalike muusikaprodutsentidega kokku ja saime suured koosolekud olid ja plaadifirmad ja aga siis üks ülla Hurgadas ei ole nii lihtne, et sa lähed ja hakkad kuskil baaris või klubis või hotellis laulma. Seal esinemiseks on vaja sul diplomit ja Diana seda diplomit ei olnud ja siis me läksime sinna jutule, et kas saab ka ilma diplomita, aga kuna Diana sai ühe laulu teha, siis härra ütles, et Diana diplomit ei ole vaja ja tõepoolest Diana oleks saanud Hurgadas oma laulukarjääri üles luua, aga kahjuks ta läks nii nagu läks. Me tulime tagasi.
sinu sisu loomine. Aga ma tahan rääkida sellest, et me läheme Ameerikasse. Et Diana käis Ameerikas ära, aga mina ei jõudnud. Aga meie väga kallis ja armas raamatukujundaja, kes on teinud sellest ääretult ilusa raamatu, teeme talle aplausi Inga. Määras ära meie saatuse. Nimelt raamatu Viimasel kaamel, olge tähelepanekud, on meie Ameerika kontserdi plakat ja see tähendab, et igal aastal 6. detsembril on Respekt Ameerikas. Aitäh, Inga! Aitäh teid, järgmine aasta ma olen tagasi. Teeme aplausid. Inga on teinud suurepärase töö. Väga ilus raamat, väga ilus kujundus, väga naiselik, väga peenetundeline. Aitäh, Inga! Kas selleks, et Vernile kohta teha, on vaja sind ajada laulma või te mahute Verniga kahekesi ühte tooli? Laulda tahaks küll, Karinaga näiteks vahepeal. Mikke laulu, teise tibiga ja me võtame seni sinu naise kõrvale teise mehe. Me laulame... On kommuunu ja ei ole, Murutar korraldab. Ja, me laulame Diana lemmiklaulu. On jah, Karina? Anna sulle mikrofoni ise, Karina. Palun. Teeme aplausi respekti. Ja läheme ära. Läkski äärvedatuks. No nii, tere kõigile. Aitäh, et te mind ka siia lavale kutsusite. Nii tore. Järgmiseks siis kõlab ilus, armas jõululaul. See on Diana lemmiklaul. Armastuse jõululaul. Ja ilusat jõulurahu. You
aru, et programm läheb edasi raamatu autoriga. Ma annan selle mikrofoni üle, teeme aplausi. Verni Leima! Kas koeri ei karda ometi veel? No nii, räägime sellega, mis on. Mismoodi juhtub inimesega see, mis nüüd äsja sinuga sündis, et ta kirjutab üles teise inimese loo kaante vahele. Kuidas see juhtub? See juhtub selliste, nagu siin jutt oli, selliste toredate kohtumiste järel. Vahel tuli ka mõni asi üle rääkida, sest vahepeal venis võib-olla mõni paus pikaks, aga siis see jälle sai uuesti üle räägitud ja mis on Diana juures huvitav, et ta võib isegi ühest ja samast sündmusest rääkida, aga ta kasutab samu sõnu. Kõik oleks nagu lindi peal. Järelikult ei valeta. Järelikult täpselt. Ja aitäh aususe eest, sellepärast ma teengi sulle. Tõenäoliselt nii sügavuti inimese hinge, tema sõpruskonda, tema ringkonda minnes sa oled ise ka need sündmused läbi elanud, need tohutud peod sarvede maha jooksmise ajal ja need rahunemised ja need kaotused ja armastused. Mismoodi sinu sees teise inimese elu kerib? Mis tunne see on? Ma arvan, et iga inimese elu on huvitav. Ma arvan, et ükskõik kellest raamat kirjutada, seal on kõike ja kuna ma olen ka ise inimene, siis mind huvitavad teised inimesed. Ja eriti sellise väga värvika elukäigu inimesed, nagu Diana. Väga põnev, väga huvitav ja just kultuurilooliselt ja kultuurimälu tannetamise seisukohal. Ma arvan, et sellest raamatust leiab asju, millest paljud ei teadnud varem. Ja see ei ole mitte sensatsiooni mõttes, et issand jumal, kes tantsis laua peal, kes magas laua all. Seda on loovisiksused alati teinud. Vaadake Piiralti Põrgut, vaadake või lugege Mihkel Raua Musta kori näkku. Aga see ei ole paljastav, see on päriselt erakordselt delikaatne ja meisterlik töö Vernil. Absoluutselt respekt ja selles mõttes mitte ansambel respekt, vaid siit see respekt ansambliga, respekt kolleeg. Kerdo tahtis plaksutada, aga sa mine kogu. Siis kui asi läheb teravaks, siis kõvamisi minevaks. Normaalne. Kui juba enne raamatu ilmumist algas mingi mäsu, algas tants ümber asjade, mida muide raamatus ei olegi. Kui palju sina sellega pihta said? Üks selline persooni, üks elune raamat võimaldab oma mahuga süveneda detailidesse. Ja see tegelikult üks hästi pikk nagu persooni intervjuu ainult, et mahu poolest on see 30 korda mahukam kui tavalises üks ajakirjalugu näiteks. Ja ma olen 33 aastat ajakirjanikuna töötanud, aga ma sellist asja pole mitte kunagi, et keegi üritab sekkuda. Oli sul hirmus? Keegi, kes ei ole see persoon ise, kellel on kelle nime ei ole seal ja kelle omand ei ole seal kuidagi moodi kahjustatud. Et see oli ka mulle väga suur jahmatus. Kas nad sind ka on ähvardanud? On hirmus ka olnud või? Ma olin jahmanud küll, jah. Jahmatuseks võib nimetada seda, sest see on erakordne. Seda ei ole juhtunud mitte kunagi. Ma ei usu, et kolleegidel on juhtunud.
selles mõttes tuleb Ernit õnnitleda, et see suur erakordselt pühendunud võimas töö seisma ei jäänud. Kas sinul oli ka selle kena mehe Kristjani abi vaja? Kogu aeg vaatan sind. Oleks mul ka sinu abi vaja? Loomulikult sellepärast, et ta ju ka esindab mind. oleme kõik ühes paadis. Jah. Kas meil on nüüd siis käes see Ameerika? Ei, meil on võib-olla Maiki vajast üle jäänud. Ma ei kujuta isegi ette, ma ei saa aru, mis sain. Väga veidi. Väga imelik. Ameerikas ähvardavad lapsed oma vanemaid lastekaitsega, õpetajaid oma advokaadiga ja nüüd siis algab piiramiste aeg, kes millest kirjutada tohib. Just nimelt, tundub nii. Kuidas me selle olukorra inimlikult lahendaksime? Me lahendaksime selle niimoodi, et me annaksime oma vanematele andeks ükskõik millised nad on olnud, milliseid etteheiteid võib-olla ükskõik. See on see piiri, tingimused armastus tegelikult, millest sa kõigepealt rääkisid. Vot sellest tuleb pihta hakata ja andeks anda kõik. Jõuluperiood nagunii on ju suhteliselt hell. Ükskõik, kas inimesed on siis paganlikud, kes liiguvad pärgise püripäeva poole või on inimesed kristliku meelega. Igal juhul see aasta lõpuperiood on kuidagi hell. Me peaksime tegelikult vormima kuidagi rahu ettepaneku nende inimestega, kes nendel on ka paha. Mida meie siin nüüd siis naudime? Mingisugust skandaalilaadset toodet. Kuulge, Eestis on see, vabandage väga, itepiuks. Me üritame olla Ameerika moodi selles mõttes, et oi, meil ka sensatsioon ja mis kõik. Vanamehel on palav kuuma naise süles. Ehk siis kuidagi viisi ma tahaksin, et ei oleks selle pere ammu täiskasvanud lapsed õnnetud, et nad lõpetaksid sõdimise, et nad saaksid aru, et me oleme kõik üks laiendatud pere, et me, eestlased, oma tohutult väikeses arvukuses üksteisega kakeldes, üksteisele kohtuga lähenedes, advokaatide vahendusel suheldes, selle viimse rahva niiviisi kägistame ära iseenda sees. Kuidas me selle sõnastaksime, Diana? Kas me palume nende käest vabandust? Pole põhjust. Kuidas me ometi rahu saaksime sõimida? Ma arvan, et see on väga raske, et nad ei rahune veel nii pea. Sina oled solvunud või? Solvunud, ma ei saa öelda, et ma olen solvunud, ma olen õnnetu hea. Aga solvunud ma ei ole. Ja tegelikult ei ole sul ju põhjust ka õnnetu olla. Sa vaata, kui palju heatahtlikke pilke sind praegu siin vaatab. Kõik me tuleme esimese vile peale kohale, kui sina kutsud. Ja kui te elate Gerdoga 3. raamatu sisu valmis, siis me Verniga hakkame kaklema, kumb kirjutab. Ütle nüüd palun midagi sellist, mis mitte kaklemisest. Ütle palun midagi sellist, mida me saaksime loosungina üles tõmmata. Ongi see, ma kordan veel, et anname andeks kõigile kõik ja lähme eluga edasi. Tänan. Gerdo, kas sul on midagi veel öelda? Minu andmetel on teil nüüd võimalik saada Dianalt
autogramme, teil on võimalik saada koos Dianaga pilti. Nii et seni, kuni Diana teile õige pilgus silmadesse laulab, seni siis pange ennast valmis ja saate pärast seda laulu Dianat sõrmega puudutada õrnalt. Olid mu maailma kallin sa ja ma. See muinaslugu kaotas meile. Võib-olla veel oli veel, kuid enam ei tea seda keegi. Ja ma ei suutnud elada, ei suutnud hingata, ei suutnud laule laulda. Ma ei suutnud arvuda, ei suutnud rääkida. Tühjas toas üksi olin veetnud aastaid. Kildudeks hing oli sees, jõud oli raugenud kõrgu. Sellel ööl tagurpidi möödus maailm. Sa tulid ja hoidsid mul käes ja laulsid mul südame ellu. Ja nüüd julgen ma elada, julgen ma hingata, julgen ma laule laulda. Ma julgen nüüd arvuda, nüüd julgen rääkida. Ja nüüd julgen ma elada, julgen ma hingata, julgen ma laule laulda. Ma julgen taas arvuda, nüüd julgen rääkida. Julgen ma elada, julgen ma hingata, julgen taas laule laulda. Ma julgen taas arvuda, nüüd julgen rääkida.